hommikust, et pühapäeva hommik on, päike paistab, ilm on väga ilus, 14. juuni äkki ja me oleme siis hommikumajast ära sõitnud, öömajast ära sõitnud ja oleme siis täna plaanime Transalpinat ületada ja tegelikult ongi siis meie viimane täispäev Rumeenias, et homme me alustame juba tagasiteed kodu poole ja homme õhtuks me peaks juba Slovakkias olema. Aga täna siis võtame veel, vaatame neid vaateid ja naudime ja võtame viimast siis sellest Rumeenia päevast. Transalpinal peaks ka ilusad vaated avanema, õnneks Transalpina on avatud, nagu selgus siis Transalpina avati juba 29. mai ja nüüdseks vist on juba ka tegelikult Transfagarasan avatud, et avati 12. juuni. Täna on nüüd 14, 2 päeva tagasi siis, et avati, aga me otsustasime, et me ei hakka siis, kuna me seal selle köisraudteega ju käisime ja need põhikohad oleme ära näinud, et siis lähme parem vaatame Transalpina vaateid, mis on siis, kas oli Euroopa kõrgeim maantee või? 1245 oli. Ei, 2100. Või 2145, jah. Jah, just. Mõtted, sõidame siis. Me jõuame praegu selle sama Tetsepaaluse kuju juurde, kus me eile käisime. Jah, Tetsepaaluse kuju ja vasakul. Jah, sealt pastav, jah. Et vaata, kui vähe siin pole praegu üldse rahvast, eile oli siin turiste päris palju ja nüüd on see piire ees. Mingi piirde ei saa eriti filmida. Kui ilus vaade on. Väikse jalasirutuspausi jälle, et lihtsalt vaadet nautida, nii see ilus jälle. Me oleme mingis sükses kohas, siin on sinna linna Drobeta, Turnu, Severini on 16 kilomeetrit. See Drobeta, Turnu, Severin on peaaegu seal, kust me tulime, seal Serbia piiri ääres, seal me käisime eile õhtul poes ja selline suht tööstuslik linn iseenesest oli. Aga siit on vaade kena. Hakkame siis liginema Transalpinale, et oleme siin vaikselt kulgenud siin külade vahel. Aga nüüd siis peaksime hakkama jõudma, ees on juba mäed näha. Me oleme nüüd siis sinna hakkasime mäest üles rühkima, et täitsa siin Transalpina alguses siis. Ja see mäestiku pikkus on siis umbes 148 kilomeetrit, tee läbib Barang Mountains mäestikku ja kõrgeim punkt on siis Urdele Pass, mis oli siis see 2145. Aga mõtlesin, et ma räägin siis natuke seda ka, et selle Transalpina teine nimi on siis rumeenia keeles ka Drumul Regelui ehk kuningatee. Ja selline nimi on siis sellest, et kuningas Karol II lasi 1930. aastatel selle mägitee korda teha, et sõjavägi saaks siis kiiresti üle Karpaatide liikuda. Kui kuningas ise esimest korda üle selle kuru sõitis, siis olevat ta peatunud mäeharjal ja öelnud midagi sellist, et kui jumal lõi Karpaadid, pidi ta ometi teadma, et kunagi tuleb ka tee üle nende. Ja pärast seda siis hakatigi seda teed kutsuma kuningateeks. Aga enne seda siis juba kasutasid seda maanteed tegelikult lambakarjused sama marsruuti ja ajasid suvel karju üle Barangi mäestiku karjamaadele. Ja ka karjustel oli oma ütlus, et nemad ütlesid siis nii, et kui karjane leiab tee pilvedesse, siis leiab ta ka rohu. Ehk siis see tähendas seda, et mida kõrgemal mägedes oled, seda parem karjamaa. Aga eks tee peal siis teeme peatuseid ja hakkame vaatama, et mis näha on. Aga ma ühe legendi võin ka muidugi rääkida veel, et see puudutab seda kõige kõrgemat osa, seda Urdele kuru lähedal, et seal pidi juhtuma tihti üks kummaline loodusnähtus, et hommikuti siis org täitub uduga ja
siis näeb see selline välja, nagu mäed ulatuksid pilvedest välja ja tee sõidaks otse kui taevas. Ja kohalikud nimetavad seda Mare de Nori ehk pilvede meri. Ja vanasti usuti, et see on koht, kus mägede vaimud liiguvad. Et legendi kohaselt elab siin ümbruses väike müstiline olend, keda kutsutakse Strajerull Norilor ehk pilvede vaht. Ja kuju on umbes inimese suurune, kergelt läbipaistev ja liigub vaikselt mööda teid. Ja kohalikud usuvad, et ta valvab mägesid ja karjuseid, hoides ära eksimusi või ohtlikke kukkumisi. Karjused kinnitavad, et kui nad näevad vaimu, ei juhtu ühegi loomaga õnnetust. Aga muidugi, kui keegi proovib seda vaimu jälitada või pildistada, siis kaob ta hetkega ja hajub nagu pilv tuules. Siin on jälle koerad tee peale näha, kuidas. Ja neid on siin ikka nii palju igal puhul. Lehmad ka näed. Seal Pensuka kõrval on ka lehmad. Olid jah, nägin. Sul on kaameras. Ma ei tea, aga lehmad olid jah. Et siin ongi tegelikult öeldud, et siin Transalpinal on tegelikult palju loomi. Et siin on ka metsloomi, karusid, rebaseid, hunte, aga neid pigem kohtab siin harva, et rohkem võibki näha koeri ja lehmi ja võib-olla lambaid, eks ju. Ja kuigi siis maailm kuulis seda kuulsat lauset, et Visve best road in the world, rohkem siis Transfogarassani kohta saates Top Gear, aga siis tegelikult need Top Geari meeskond sõitis ka siin Transalpinal ja saatejuhid on öelnud, et Transalpina on kõrgem, metsikum ja palju vähem rahvarohke siis. Siia peale ka, et kuidas see tee siis niimoodi sinka-vanka läheb siis. See ei ole veel kõige, see veel lahjab. Neid on tegelikult hästi palju neid. Ja veel ägedamaid kohtasid. Vaade on süüke äge. Sellised vaatad. Saime juba oma magneti vahepeal osta ja natuke mureleid jälle ja siis liigume jälle edasi. Lumised mäetipud ka natuke näha. Siin on müügiputkad, müüvad seda lambajuustu jälle. Taga on mingi väike küla siis. Me jõudsime siis siia Ranka mägikuurortisse, mis on siis mäesuusa keskus umbes 1600 meetri kõrgusel. Ja see on ka siuke koht, kus turistid väga armastavad käia. Siin on palju vaateplatvorme ja kohvikuid ja siuke hea koht ka kohvipausiks, kes tahab vahepeal endale kohvi lubada. Et oleme nii kõrgel, et nüüd on juba täitsa lumi on siin, et lumepiiril oleme. Ellen ma vaatasin, näitas mul mingi 1870 meetrit, et äkki nii 1900 peal juba võime olla. Juba ligi 2000. Tee läheb sealt niimoodi, mida mööda me siis läheb. Aga temperatuur on juba jahedaks läinud, umbes 16 kraadi näitas praegu, et tuul on ikka päris jahe. Peaks praegu olema suht selles kõige kõrgemas punktis. Veel on seal kõrgem. Veel natuke kõrgem. Et see peaks muidu hakkama see Urteele kuru olema, mis on see, kus avanevad kõige kõrgem. Sinka-vonkad on ikka päris
Päris jõhkrad. Aga vägevad. Peavad ühed pikniku lihtsalt. Siia. Me oleme peaaegu ülevalt alla ennast keerutanud vist nüüd, jah? Et sealt kõrgelt. Et aga tahtsin seda öelda, et kui ma ennem siin rääkisin, et 29. mail see avati, siis see Transalpina, siis ütlemata jäi see, et praegu pidi olema nii, et ööseks pannakse see tee kinni, et öösel ikkagi ei saagi siin sõita. Kas õhtul 8 siis oli või? Jah. Õhtul 8 läheb kinni ja hommiku 9. Et, aga see vist on ainult praegu nii, et rohkem suve poole, siis on ta ikkagi kogu aeg avatud, aga kuna kohati siin ikkagi oli lund, mida me üleval nägime ka, et siis praegu öösiti on ta ikkagi kinni. Äkki jalasirutuspaus. Tulime sealt ülevalt alla nüüd ja siin all lihtsalt on päris äge vaadata. Ja me ei ole üldse ainsad, et siin on teisigi siukseid, kes on lihtsalt jäid järsku keset teed pidama, et nagu vaadata. Oasa järv on siin, et ka pidi olema üks Rumeenia kaunemaid järvi ja rahulikemaid, et rahulik ja kaunis järv. Oma öömaja poole mööda sellist teed, aga tahtsin näidata või öelda, et siin on näha on, et siin on kogu aeg varingud olnud tee peale, et päris siukene ohtlik, et võib-olla satud siia mingi suure vihmaga, et siis pole üldse võimatu, et siit midagi sulle kaela variseb. Praegu on niuke metsane, aga ennem oli nagu päris siuke varingud olid. Jõudsime oma öömaia kohale. Kubik Transalpina on selle koha nimi. Ja ma näitan kohe ära, meil on üks kõuts ka siin, nüüd hakkas pesema ennast. Siin on mullivann on ja, aga me ütlesime juba, et me seda ei soovi kasutada. Ja siit peaks saama tegelikult Netflixi vaadata või telekat ühesõnaga selle suure ekraani pealt. Aga noh, kisu. Kanne nüüd viisakalt. Ja vaata siia, kisu. Tervist. Teeme toatuuri ka siis ära. Et siin on siis meie see kööginurk. Mikrokas on olemas, saame süüa teha. Ja siin on siis magamise osa. Et selline. Ja siin on ka siis telekas. Ja lähme vaatame vannituba ka, selline siin dušš ja selline pisikene elamine, aga täitsa saame hakkama. Et nii siis. Tere hommikust! Meil on esmaspäev jälle, uus nädal. Kuupäeva ma ei mäleta enam, 15 juuni. Ja ongi siis meie Rumeeniaga on põhimõtteliselt ühel pool siis. Et täna, no me käime veel poes korra ja, aga noh jah, et täna me jätame Rumeenia selja taha ja õhtuks siis jõuame Slovakkiasse, Prešovi linna. Praegu oleme Petrestis veel ja teekonna pikkuseks on meil siis umbes
570 kilomeetrit ja sõiduaega ta annab mingi 6 tundi, peatuseid teeme ka vahele. Et see tänane teekond läbib siis Rumeenia kaguosa, Ungari ja siis Slovakkiasse. Eile siis ostsime Ungari kiirtee vinjeti ka ära endale 1 päevaks, et täna meil ilmselt seda läheb vaja. Mis see 1 päeva oma maksis siis? 16 eurot. Ta oli 5550 forintit. Mõtlesin, et niisama infoks, et meie ei külasta neid kohti, aga samas, kellel huvi on, et siis siin samas ümbruses on näiteks Deva linn veel, mis on päris huvitav peatuskoht, et seal on Deva loss, mis asub mäetipul ja pakub suurepäraseid vaateid. Lisaks on Aradi linn Rumeenias veel, kus võib teha jalutuskäigu ajaloolises kesklinnas. Need on kõik siin piirkonnas, et kui huvi on. Ja Ungaris näiteks Segedi linn, mis jääb meie teekonnale iseenesest, et tuntud oma kauni raekoja ja paprika muuseumi poolest. Või siis ka Slovakkias on veel Košice linn, mis võib siis, et kui aega on, et aja olemasolul võib ka seal teha väikse kõrvale kalda ennem Brežovile suundumist. Et vanalinn on väga sümpaatne. Aga meil ei ole praegu selliseid plaane, et me pigem sihime siis oma öömaja peale. Me siis viimase peatuse veel Rumeenias käisime siin Kauflandis, Šebesi linna Kauflandis. Raiskasime oma viimase sularaha ära, et oli väga hea, et saime siis maksta nii, et osa sulas, osa kaardiga, et saime kogu Rumeenia sularahast lahti. Ja nüüd siis juba ilmselt ei tee peatust enne kui Ungaris äkki. Oleme siin nüüd mööda Rumeeniat siis kulgenud, ma ei tea, mingi paarsada kilomeetrit või ei ole nii palju? Rohkem. Üle 300 kilomeetrit. Nii palju. Peaaegu 300. Ja, igal juhul saime alguses natuke kiirteid, siis vahepeal sõitsime mööda külasid ja nüüd siis jälle natuke kiirteed. Aga põhimõtteliselt peaksime me hakkama nüüd kohe siis Ungari piiri peale jõudma, et jõuamegi siis Ungarisse. Tere tulemast siis Ungarisse. Siin ongi need maksupunktid kiirtee omada. Meil on vinjett ostetud, nii et ei tohiks probleemi olla. Messi meile saaksid otse läbi. Ungari on meil siis ka sisuliselt selja taga. Et see läks meil küll kiiresti mööda kiirteid põhimõtteliselt ainult. Korra väikse tanklapeatuse tegime, käisime Petsus ja muud ei miskit ja hakkabki olema Slovakkia piir siis kohe tulemas. Paar piiska tuleb vihma ka hetkel, aga see vist läheb ka kohe üle taevas selgelt. Mina ei näinud küll midagi. See silti pole ka olnud. Oli just teie ääres silti nägi. Oli või? Ma ei näidki. No tore on, kui me Slovakkias siis oleme, aga see tänapäeval see piiriületus käib on ja isegi saa aru, et teise riiki jõuab. Sõidame nüüd siin Slovakkia kiirteel ja meile omalegi üllatuseks selgus, et vist on vaja ikkagi vinjetti. Me arvasime, et meil ei ole Slovakkias vaja, aga vist ikka on. Ja nüüd me siis siin parklas tegime kähku peatuse ja üritasin alguses telefonist seda vinjetti osta, aga kuidagi ei ühendanud ära ja ei saanud, aga kui läpaka välja võtsime, siis õnnestus ära osta, nii et 1 päeva oma 8 eurot 10 senti. Et loodame, et jõudsime nagu õigel ajal jaole siis asjale. Et nüüd on meil vinjett olemas ja võime siin edasi sõita oma öömaja poole. No nii, jõudsime kohale. Meie majutus on siis apartmaani Stiile ja saime ka koodi. Helistasin, meile pidi kella 3 kood saadetama, aga polnud saadetud. Nüüd helistasin, saadeti kood, et lähme siis vaatame nüüd tuppa. Piltide ja asjadega uhked. Ja uks oli siukse süsteemiga, mida ma enne näin siin lingi peal on ka veel kood, mida tuleb vajutada.
aga tuba on siis selline. Siin on meil siis söögiosa, söögitoa osa. Et see kapid ja puha olemas ja siit siis läheb magamistuppa. Suured laiad voodid. Täitsa peen värk. Vaatame, mis siin nurka taga on. See on siuke osa veel. Riti popp värk. Nii ja vannituba on siis siin ilmselt. Nii. Vannituba ka näidata võin tule põlema. Siin on duširuum ja siit nurga taga on siis vetsu osa. No oot. Selline siis. Hakkame siis nautima. Hommikust siis. Meie sõidame siis täna Brezovi linnast ära Slovakkias ja sõidame siis Poola. Öömaja on Lomsas. Umbes 620 kilomeetrit on meil täna siis sõita. Aga see Brezov, kus me praegu oleme, see on siis üks Slovakkia vanimaid linnu. Ta on üsna suur ka, mulle tundub. Aga üsna vanimaid linnu ja siin leidub ka palju ajalugu ja müstikat ja et siin linnas näiteks toimus ka kurikuulus Brezovi veresaun, verine kohtuprotsess, et kus Habsburgide kindral Antonio Carafa lasi hukata 24 kohalikku aadlikku ja kodanikku, keda siis süüdistati mässus. Ja legend räägib, et nende hinged ei leidnud rahu ja vanalinna platsil võib tänapäevalgi veel kuulda nähtamatuid samme ja sosinaid. Linna südames asub Püha Nikolause kirik, seda me tegelikult isegi nägime, aga filmida ma ei jõudnud, päris suur ja uhke kirik oli, mille all siis on ka mingid salakäigud ja maa-alused ruumid, mida kasutati sõja ajal varjumiseks. Ja linna iseenesest 1811 aastal hävitas suur tulekahju ja peale seda ehitati kesklinn uuesti üles ning tänu sellele see tänane ajalooline ilme on pärit just sellest ajast, et seetõttu ongi see vanalinn sellise ühtlasema struktuuriga kui paljud teised Slovakkia linnad. Ja mille poolest siis Brezov veel tuntud on oma õllepruulimise poolest, et siin on ka tänapäeval on palju pruulikodasid, väidetavalt siis häid pruulikodasid ja traditsioon on alles, et siin linnas kehtib ütlus, et kes Brezovis õlut ei joo, see linna ei tunne. No nii. See peel tähendas, tead seda? Peale Leedut. Kulgeme siin Lõuna-Poola kuplite vahel, siis tee on üsna siuke ka sinka-vunka üles-alla. Palju rekasi on ka muidugi teed, nagu alati. Sa tead seda, miks et Poola vampiiridest, et kas see on müüt või mitte. Poolakad ise ka täpselt ei tea. Tähendab, keskajal oli Poolas väga palju vampiire olnud. Upijoorid on nimi. Ja mistõttu siis mõnes piirkonnas maeti inimesi nii, et kas kiviga suu peal või sirbiga kaela juures. Ja põhjus oli siis selles, et usuti, et nii ei saa nad hauast tagasi tulla. Ja mõned arheoloogid on selliseid matuseid päriselt leidnud, eriti siis Lõuna-Poolas siin just. Et isegi ma olen kuulnud, et isegi tänapäeval pidi juhtuma seda, et mõned usuvad siiamaani ja kui inimene sureb, siis ta maetakse nii, et pannakse kas kivi suu peale või sirp kaela juurde. kiirteed ka siis.
saame natukene sõita siin ka. Jõudsime Loomsasse kohale, meil on siuke retropansionaat. Kohe pargime autoga ringi, et meie tuba jääb sinna, vaat sellesse hoonesse, see B-osa nagu, et jääb sinna. Siis see B-maja. Lõvi saime siis kenasti siia ära parkida. Restoran pidi siin ka olema, siis kella 9 avatud, nii et lähme vaatame majja. Sisse kohutav vihmasadu hakkas, aga tulime jooksuga. Nii et selline koridor. Ja tuba siis on selline. Siin taga on siis selline kirjutusala veel peegliga. Selline istumisala. Vaatame vannituba ka. Vannituba siis. Selline. Siia restorani sööma. Siin on selline restoran. Ja esialgu saime siis oma eelroa veini ja sellise valiku siis. Siin on siis juustud ja oliivid ja viinamarjad ja igast asjad. Nii et snitslid on veel tulemas. Tulid meie praed ka. Et selline snitsel munakartulite ja värske kurgisalatiga on meil siis täna menüüs. Ja tisu meile. Tere hommikust jälle. Need hommikud on viimasel väga kiiresti tulevad. Et meil on, kus meil on üldse? Kolmapäev ja 17. juuni ja me olemegi siis juba täiesti koduteel, et me oleme nüüd siit Loomsast, Poolast sõidame ära ja täna üldse siis Poolast ära, õhtuks oleme Leedus, meil on veel üks söömaja Panevežises ja sõidupikkus meil ei olegi ka eriti palju, kokku oli umbes 372 kilomeetrit. Hetkel oleme kiirteel, siin lähevad ka need kilomeetrid. Plaanis on teha Suvalkis veel viimane Poola poepeatus. Võtame Poolas on sellist huvitavat kraami teinekord, mida koju kaasa osta. Mulle meeldivad nende vorsti ja lihatooted väga. Mõningad piimatooted on päris head, need jogurti ja koopimaalaadsed asjad on ja seerekid näiteks. Nii et teeme väikse shoppingu veel, ostame koju teist head paremat kaasa ja homme oleme siis juba sõidame kodu poole. Et see teelõik ise on siin juba selline sirge, mägesid meil enam ei ole. Hea rahulik, tunne sõita. Siis veel seda rääkida, et temperatuur on missugune. Et siit aknast vaadates tundub küll, et on ilus ja mõnus, aga tegelikult on ainult 14 kraadi hetkel. Alles oli 13 veel. Et tegelikult on päris külm ja mida Eestile ligemale lähme, seda külmemaks ja hullemaks see ilm läheb. Ja ometi on meil peaaegu jaanipäev käes, peab see olema suvi, soe ja ilus. Aga ei ole mitte. Niimoodi vihmasajuga, väikse vihmasaju saatel oleme põhimõtteliselt jõudnud siis Leedu piirile. Oma poeretke tegime ära. Käisime seal Carrefouris. Ja nüüd siis, näed, kennet on juba piiripuud. Ja nüüd siis olemegi just jõudnud siia. Politsei ka istutamas. Leedus me oleme, meilt ei küsinud keegi mingeid dokumente. Edasi siis nüüd Panevežise poole. See vihmapilv on ka nii väike, et ma arvan, see läheb varsti üle. Temperatuur on vahepeal lausa 16 peale tõusnud. Leedus on need kiirteed on siin kõik uued. Ma ei tea muidugi kui uued, millal need ehitatud olid. Alles siin viimase paari aastaga. Päris head sõita. Kiirus on 130 lubatud. Ja sellega saab siit minna, ma ei tea, Kaunaseni välja äkki või? Hea aeg.
Panevežisesse vahepeal. Ja Panevežis on siis Leedu suuruselt 5. linn. Et on selline, pidi olema selline mõnusalt rahulik ja selline päriselu linn, mitte turistikas. Et leedulased ise pidid ütlema, et kui Vilnius on mõtlemiseks ja Kaunas töötamiseks, siis Panevežis on elamiseks. Läbi linna pidi voolama Nevežise jõgi, mille järgi see linn ongi siis oma nime saanud ja tuntud on ta ka teatrilinnana, endine tööstuskeskus, aga samas väga roheline ja jalutatav linn. Et sellest, miks ta teatrilinn on just see, et siin asub Joaša Smiltinise draamateater ja see on üks kuulsamaid teatreid üldse Leedus. Ja siin alustas oma karjääri ka legendaarne Leedu näitleja Donatas Panionis, keda peetakse ka üheks 20. sajandi silma paistvamaks Baltimaade teatri- ja filminäitlejaks. Ja tema peamine tuntus põhineb siis 20. või tema peamine tuntus põhineb eeskätt Andrei Tarkovski filmis Soliaris kehastatud psühholoogi rolli eest, sest ma ise küll ei ole seda filmi näinud, aga nii on kirjas vähemalt selle kohta. Vot. Nii et öeldud on, et isegi kui teatrisõber ei ole, et siis seda teatrihoonet tasub vaatama minna, kui sa siin pikemalt tahad ringi jalutada. Aga meie otsime oma öömaja üles, et meil on sinnani veel 6,8 kilomeetrit. Jõudsimegi siia hotelli juurde kohale siis kenasti. Parem pööre, seejärel suundu vasakule. Ongi Paskatina, meie hotell. Ongi siin. Kätte. Siin on siuke tore reception veel. Ja tuba on meil number 11. Lähme vaatame tuba ka siis. Mööda koridori. Ja siia. See on tavaline lihtne tuba. 59 €. Hommikusöök on ka hinna sees. Nii et täitsa piisav. Hotellis on väike restorani osa ka. Et tulime siis jälle sööma, nagu ikka. Ja minul on siis mingi kanaga toit. See on siuke pubilaadne praekartulitega ja sinul on siis seal, mis seal on, sealiha ja küüslaugu mingi asjaga, ka salat ja kartulid ja... Küüslaugu ma küll ei tunne, lõhna vähemalt mitte. Nojah, aga head isu meile siis jälle. Just. Et ongi siis täiesti viimane päev käes. Oleme veel siin Leedu hotelli ees. Panevežises. Täna ongi siis neljapäev, 18. juuni ja kohe paneme siis asjad auto peale ja ongi siis sõit testi poole. Läti läheb sutsti kiiresti tee peal ja nii siis ongi. Ilm on ka päikeseline, aga muidugi üsna jahe on, ma ei tea, mingi 14 või 15 kraadi. Aga no vähemalt ei saja praegu. 60 kilomeetrit Leedut läks nagu lennates ja olemegi jõudnud siis Läti piirile. Et Lätit ennast on ju ka suht vähe sõita, et 2 tundi või? Jah, no lõks võib-olla rohkem. No 2 tundi, tegelikult reaalselt on 2 tundi. Tund aega Riia ja tund aega Ikla. Tagant juba Läti lipp lehvib. Latvia. Sveiki. Ja ongi kõik. Ongi. Läti. LV. Lisavarvas. 1, 5, 9, 7 Lätis. Nii vähe. Läti ongi siis läinud nagu lennates meil, nii nagu ma ennustasin. Kiiresti ja sutse valmis. Me oleme siis
kohe-kohe jõudmas Eesti piirile. Nii et siin kurvi taga vist juba peaaegu hakkab tulema. Kurvi taga peaks mõistagi. Pacientam pasakāmlaini brauc cēris. Tie, kuri ir dzēri man nosikušies, palikuši palikt sagrāvi. Nii et tere tulemast Eesti või? Nüüd oleme siis ilusti koju tagasi jõudnud ja natukene maad on meil veel sõita Tallinnasse välja, nii et suts läheb ikka veel siis sõidu peale, aga põhimõtteliselt oleme kodus. Mis siis on? Siis võtame nagu videol otsad kokku või? Et mis me nüüd ära olime, 18 päeva. Et 1. juunil me läksime ja 18 juunil oleme tagasi. 30 läksime. 30. läksime, õige. See on siis 21 päeva veel isegi, jah? Olime ära. Ja Rumeeniale sai siis ring peale tehtud. Kõik, mis meil plaanis oli, kõik me ära nägime. Kõik sihtkohad, ainult see Transva-Karassan jäi nüüd nii, et meil oli plaan teda nagu sõita autoga läbi, aga kuna ta oli veel kinni, siis me käisime ainult köisraudteega, et me ei saanud nagu autoga teda läbi sõita, aga selles mõttes olulisemad kohad ikkagi nägime ka ära ja ülejäänud objektid, mis kirjas olid, said ka kõik nagu kenasti käidud ja tehtud. Ja mis siis selle Rumeenia enda kohta öelda, et ta on igati reisimist väärt riik, et seal on väga palju ilusat, loodus on väga ilus, neid väga huvitavaid kohti on, mida seal vaadata. Inimesed on ka ju toredad, aga eks talle ka natukene vastuoluline selles mõttes, et seal on ikkagi sellist vaesust on väga palju, ka sellist mahajäämust on ikkagi palju. Teisalt on ka jõukaid, et näiteks kui sa autosidki vaatad tänaval on ju, et kui palju on selliseid vanu krosusi, mis kuidagi moodi haisevad ja liiguvad, eks ju, ja samas on niisuguseid uhkeid luksusautosid seal kõrval on ju. Et ja eks nii on sellega ka, et ma ei oskagi öelda, mis veel. Et selline hinnad olid seal sellised suhteliselt sarnased Eestiga, võib-olla sutsukese olid odavamad, aga mitte oluliselt. Ja igal juhul tasub reisida. Vein oli odav. Vein oli odav, jah. Kusjuures õlu oli vist kallim kui vein, või? Õlu oli kallim kui vein. Õlu oli jah, veinist kallim isegi. Ei, ta otseselt kallim ei olnud, aga ta oli peaaegu. Näiteks kui ma vaatasin, õlu maksis seal mingi 9 kohaliku, siis veini sai 11-ga kätte. Ja loomi oli, eks ju, neid koeri oli meeletult palju, neid ulkuvaid koeri, aga ja hobuseid on ju teedel. Ja oli ka muidu see põllumajandus ikka toimis, oli lehmad, lambad, kõik neid oli palju, et minu meelest Eestis isegi tänapäeval sa ei näe nii palju koduloomi kui seal. Aga mis siis ikka, et meie sõidame nüüd edasi Tallinna poole ja aitäh siis, kes viitsis vaadata ja kuulata meid ja kuni siis järgmise reisini.